Tere ilusat esmaspäeva hommikut! Täna räägin sulle võimalustest, kuidas leida rahastust oma ettevõttesse. Ja räägin sulle 5 võimalusest. Aga enne veel, kui sa lähed sinna, et sul on vaja rahastust, siis ma soovitan enda jaoks mõelda läbi, et kas ma saaksin oma asja teha lihtsamalt. Me kipume asjades üle mõtlema ja mina olen ka olnud selles olukorras ja teinekord on hea kellegiga ideid põrgatada, et kuidas teine, siis keegi teadjam, asjalikum inimene, võib-olla kes on ka investor, rääkida temaga läbi, et mis tema asjast arvab, enne kui sa lähed üldse kuskile raha küsima. Minul oli ka selline olukord aastaid tagasi, kui ma hakkasin arendama oma täiusliku karjääri programmi. Ja siis oli ka esimene mõte see, et ma olin selle programmi nii-öelda enda peas välja töötanud ja minul oligi siis see, et seal on tark masin taga, kes teeb need analüüsid ja Ja siis esimene mõte oli kohe see, et mul on vaja, ma ei tea, 10 000 eurosid, võib-olla isegi 100 000 eurot selleks, et seda asja nii-öelda siis välja arendada. Ja enne, kui ma saan hakata asja müüma ja üldse proovima, et kas see turul nii-öelda toimib. Ja ma olin juba nagu rahaotsingutel ja siis ma istusin maha ühe teise naisega, kes on ka investor ja temaga põrgatasime ideed. Mina läksin sinna lootuses, et kas ta võiks olla huvitatud minu projekti rahastama. Ja ta andis mulle väga head tagasisidet, konstruktiivset tagasisidet selles suhtes, et Liina, kas sa seda lihtsamaks ei saa võtta, et testida seda kõigepealt üldse turul, kas see toode toimib või ei toimi. Ja lõpuks ma sain aru, et selle analüüsi ma saan ju ise esialgu ära teha ja ma saan need küsimused välja panna, et klient saaks oma poole ära teha ja mina saan analüüsi teha ja need tulemused kokku panna. Et me ei pea kohe kaasama tehnoloogiat. See niimoodi tagantjärgi rääkides tundub see ülilihtne, aga see on hea näide sellest, kuidas me mõtleme mõnikord üle asjades selleks, et ennem tulla tagasi ja katsetada lihtsalt see asi ära, ilma et ma peaksin riskima siis enda või kellegi teise rahaga. Aga vahel ongi niimoodi, et me ise ei näe seda võimalust ja on hea, kui me saame siis nii-öelda efektiivsema või selline mentoriga läbi rääkida, kes oskab suunata ja panna meid asju vaatama teises valguses. Et ma soovitan ennem, kui te lähete raha küsima, raha otsima, soovitan rääkida läbi inimestega, kes jagavad biiti, et võib-olla sa saad juba varem ära katsetada, kas see toimib või ei toimi. Ehk siis see on esimene samm nii-öelda raha kaasamisel üldsegi uuesti läbi arutada, läbi rääkida. Teine samm on see, et võib-olla sa selle rahavajaduse saad võtta väiksemateks juppideks. Ehk siis sa võid mõelda kogu oma äriplaani peale, oletame, aga et sul on vaja seda inimest, seda, ma ei tea, tehnoloogiat, seda vahendit, mida iganes. Aga kas on võimalik niimoodi, et kui sa juba selle ühe jupi saad kätte, siis sa saad hakata edasi minema, näiteks ongi müügiga alustada, mida iganes, ja siis sa saad hakata seda raha peale tooma. Et võtta see nii-öelda rahavajadus ka sammudeks see üks asi ära, et kas ma siis sealt saan edasi minna. Et see on teine asi, mida enda jaoks läbi mõelda. Aga kuidas siis saab raha? Esiteks on see, et esimene asi, kasvata müüki. Ehk siis reaalselt, ära pane oma ootusi teiste rahaallikate peale nii-öelda, vaid tule tagasi oma ettevõttesse. Sa tegeled mingi asja müümisega, müü. Sest tihti on see, et me võime ise tegelikult raha luua, aga kuna me ei usu endasse, siis me ei tee reaalselt liigutusi, mis võiksid meile raha sisse tuua. Näiteks, sa pöördud potentsiaalse kliendi poole, küsid, kas sa oleksid asjast huvitatud. Aga me ei tee seda, sellepärast, et meil on peas, ma pean ennem selle ära tegema. Seal taga on tegelikult see hirm, et ma olen nähtav, et äkki ma ei ole piisav ja nii edasi.
sellest peaks üle saama, on ju, ja nad on esimesed liigutused, et kuidas raha hakkab liikuma, on ju. Sa pead ennast välja panema, sest muidu ei hakka mitte midagi juhtuma, eks. Ja siis on meil nii-öelda traditsioonilised viisid, kuidas me ettevõtetesse siis raha saame ja mida siinkohal võib-olla natukene läbi mõelda, on ju. Sul on võimalus, meil on riiklikud toetused, eks, et meil Eestis on EAS, kes annab ettevõtjatele abivahendeid. Vaata, kas on seal võimalik sul saada, on see stardiraha, kui sa ei ole enam alustav ettevõtja, siis oled juba tegutsenud, sa tahad kasvada, seal on arendustoetused ja erinevaid võimalusi. Vaata üle, mis võimalused on, on ju. Teine asi, meil on FFF, nimetatakse siis Friends, Fools and Family, kui sa oled oma raha juba ära kasutanud, ja? Siis meil on sugulased, tuttavad, kelle käest sa siis, kes usuvad sinusse ja kelle käest sa saad tuge paluda. Mina olen ka seda võimalust kunagi kasutanud. Ja siin on ka see, et nad ei pea sulle lihtsalt raha, võib-olla sa saad mingisuguse väikese osaluse oma ettevõttest neile siis vastu anda ja nii edasi, eks, on ju. Et kui sa raha küsid, siis alati paku ka väärtust vastu, on ju, et ka oma lähikondlastelt näiteks. Siis 3., 4., 5, kui sa oled oma müüki ka arvestanud, on ju, Laen on alati küsimus ja laenuga on see, et me tihti eeldame, et me ei saa laenu. Siin tuleks kõigepealt võtta see maha, et ära eelda, vaid lihtsalt mine ja küsi. Mine ja küsi erinevatest asutustest, eks. Ükskõik kui väike su käive ka ei ole, uuri võimalusi. Ja täna on ka võimalik saada välismaistest, näiteks Stripe on selline maksevahend, ma ei tea, kas PayPalil on sellist võimalust, aga ka nemad toetavad väikeettevõtjaid erinevate laenuvõimalustega. Et tasub uurida võimalusi. Ja siis on loomulikult meie pangad, meie nii-öelda suurema, kõrgema intressiga on igasuguseid ärilaenu pakkujaid ja nii edasi. Et selles mõttes neid võimalusi on, sinul tasub küsida ja just nimelt erinevates kohtades, sellepärast et intressid on erinevad, on ju. Siis hakkab see mäng, et kust kohast sa saad raha odavamalt kätte, on ju. Et see tasuvusmäär oleks sinu jaoks siis suurem, on ju. Ja laenuga on ka see, et teinekord ka mina olen võtnud eraisikuna laenu, mitte ettevõttele, vaid eraisikuna laenu, et toetada oma ettevõtet. Sellepärast, et ettevõtluses üks tavalisi asju, millel on isegi termin, on likviidsusküsimused ja teinekord me peame kuskilt väljastpoolt korraks võtma raha, et saaks edasi minna asjadega ja siis jälle saame sealt selle raha tagasi välja võtta ja oma eraisikulaenu siis näiteks tagasi maksta, on ju. Et alati on siin ka lahendused. Laenuga nüüd küll on see, et laen on kõige nii-öelda rumalam raha, mis tähendab rumal raha, on see, et kui sa kaasad raha, siis kaasa raha eelista sellist versiooni, et sul on ka nõuandja juures, on ju. Siin me liigume vaikselt investori poole, aga laenuraha on see, et seal taga on ainult numbrid, laenuandja ütleb, ma annan sulle raha, aga ma ei ole huvitatud rohkem. Ma tahan ainult, et sa garanteerid mulle selle, mis ma siis sealt tagasi saan, need intressid, on ju, sa võtad selle vastutuse ja kõik, aga keegi sulle nii-öelda nõuandeid tarkusi juurde ei anna. Nii. Ja siis meil on investorid, eks, et sa saad kaasata oma ettevõttesse investori. Aga investor ei ole pank, mida väga paljud ettevõtjad justkui mõtlevad. Investor on inimene nagu sina. Tal on emotsioonid, tal on väärtused, ta hoolib millestki, tal on maailmavaated, on ju. Ja jah, ta võib-olla oskab paremini raha teha või oskab seda rahamängu mängida, sellepärast, et ta on kasvatanud ja nad on vägagi valmis toetama. Sest et selliseid edukaid inimesi võiks olla maailmas palju rohkem, kui täna on, on ju. Ja seda kogukonda nad on vägagi huvitatud kasvatama, on ju. Aga ennem kui sa lähed investori juurde, sa pead õppima tundma teda inimesena, on ju. Investorid ei ole nii, et ma olen huvitatud igast asjast ja muudkui lahman oma raha, on ju. Nad on vägagi teadlikult, millesse nad tahavad panustada ja millest me ei taha. Raha on vahend, raha on võimendaja ja mina ka investorina lähtun eelkõige sellest, millesse ma usun, mida ma tahan oma rahaga võimendada, on ju.
ja sa pead sellest aru saama, et investori käest raha saamine, tegelikult ükskõik kust kohast raha saamine, see on müük, on ju. Ja mis on müük? Aitamine. Mitte pähe määrimine. Müük on aitamine. Ja inimesed, kõik asutused tahavad saada väärtust, on ju. Sina lähed, pöördud raha saamiseks. Sa tahad vastu saada raha, on ju. Seda rahastust oma ettevõttesse. Siis sa müüd neile maha seda väärtust, mida nad tahavad. Üks asi on see, nad tahavad ka oma kapitali kasvatada, on ju. Aga teine asi on see, et sa siis müüdki neile maha oma idee, ehk siis sinu idee raudselt toob selle tulemuse, on ju. Sa usud sellesse, sa pead olema ise täiesti uskuma sellesse, et sa saad need tulemused kätte, on ju. Ja siis sa lähed investori rääkima, näed, kui sa annad mulle seda, on ju, siis me toome selliseid tulemused. Mul on selline tiim taga, mul on need olemas, Ehk siis sa müüd talle seda väärtust, mida tema saab, eks, ja sa kaasad teda oma nii-öelda meeskonda, on ju. Et see ei ole lihtsalt raha, vaid sa kaasad investori kogu oma asjaga. Aga selleks sa pead õppima tundma oma sihtgruppi, ehk siis oma investorit, on ju. Või siis panka, sa pead aru saama, mida pank tahab ja siis sa lähed sinna ja müüd maha, on ju. Ehk siis, kui sa kaasad oma ettevõttes ükskõik mis viisil raha, siis sa pead mõtlema sellest rahaandjast kui kliendist ja mida sina talle annad, mitte mõtlema selliselt, et palun anna mulle seda raha, et ma saaksin edasi minna, on ju. Pane fookus enda pealt nende peale ja sa müüd hoopis teise tundega ja sa oled enda jaoks ka asjad teistmoodi läbi mõelnud, ehk siis mida ma siis ikkagi saan vastu pakkuda, on ju. Ja mõtle rahast kaugemale, nagu ma ütlesin, on ju. Et eriti kui me räägime investorite kaasamisest. Ja sina ei taha ka igat investorit, usu mind. Sa tahad inimest, kes usub sinusse, usub sinu asja, teil on ühised maailmavaated, ühised väärtused, lihtsalt sa tahad lihtsalt tema teadlikkust, ta on mitu sammu võib-olla sinust ees, on ju. Ja ta oskab sind toetada nii rahaga, võt selle investori raha kohta öeldakse tark raha, sest ta toetab sind rahaga ja tema huvi on tema raha kasvaks, ta toetab sind ka teadmiste, oskuste, oma networkiga, oma siis nii-öelda võrgustikuga, inimestega, on ju. Ehk siis ta huvi on täielikult mängus seal sees, et sinu äri saaks kasvada, et sinu idee saaks kasvada ja et tema ka sealt siis võimalikult palju tagasi saaks, on ju. Et need on siis võimalused, kuidas leida rahastust ja ma loodan, et see video pani sind natukene teistmoodi mõtlema, teistmoodi lähenema sellele, et kuidas küsida raha, andma jälle sulle seda enesekindlamat positsiooni, et raha küsimine ei ole mitte mangumine, et palun andke mulle ja ma suren nüüd maha või ma hävin, kui ma ei saa seda toetust, on ju, vaid võimestad ennast, ma loodan, et sa said seda võimestust siis juurde, et sinul on anda. Ja selleks, et sa saaksid veel rohkem anda, on sul vaja seda toetust, aga selle toetuse läbi, need, kes sulle toetust annavad, nemad saavad väärtust sinult, on ju. Et lähene sellelt hoopis teisest vaatenurgast ja varem või hiljem, kui sul on hea asi, siis asi ei jää raha taha, on ju. Asi jääb alati sinu enesekindluse, sinu suhtumise taha. Nii et kui sul seda veel ei ole, siis oota selle rahaga. Tee tööd oma enesekindlusega ja oma suhtumisega ja sealt hakkavad tulema ka võimalused. Ma soovin sulle ilusat alanud nädalat ja kohtume uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau!